tere tulemast! Meil on täna sinu jaoks laual paar materjali, mis mõlemad kuigi väga erinevalt ennustavad üsna, sünget tulevikku. Just. Globaalse konflikti teema. Täpselt. Üks allikas kirjeldab, samm-sammult ühte võimalikku geopoliitilist dominoefekti. Kuidas see võiks viia 3. maailmasõjani? Ja teine, see on hoopis teistsugune, pakub välja sellise filosoofilis-matemaatilise teooria nagu infogeenoni resonants. Ja see seletab konflikti kuidagi universaalse harmoonia kokkuvarisemise kaudu. Väga teistmoodi lähenemine. Just. Ja meie ülesanne on siis need mõtted siin sinu jaoks natuke lahti harutada, vaadata, mis hoiatusi need endas kannavad. Just nii. Vaatame neid puhtalt kui mõtteharjutusi, eks ju, mis põhinevad sinu jagatud allikatel. Absoluutselt. Me ei anna hinnangut, kas need täituvad või mitte, pigem üritame mõista seda loogikat seal taga. Mida need meile praeguste pingete kohta öelda võiksid, jah? Täpselt. No alustame siis sellest esimesest allikast. See maalib pildi sõjalisest eskalatsioonist ja mis on huvitav, üks võimalik alguspunkt mainitakse olevat Eestis. Räägitakse konfliktist ukrainlastest saabujate ja kohalike venelaste vahel. Jah, seda käsitletakse seal kui 5. kolonni. Mida see mõiste siin tähendab ja kuidas see siis sündmused käima lükkaks selle allika järgi? No 5. kolonn tähendab siin siis gruppi, keda nähakse nagu riiki seestpoolt õõnestamas. Selge. Ja allika kohaselt provotseeriks just selline kohalik konflikt Venemaad sekkuma, mis omakorda tooks kaasa otsese vastaseisu NATOga. Oi. Ja siis? Siis hakkab see doomino tööle, mida sa mainisid. See NATO-Venemaa konflikt vallandaks siis teised pingekolded. Allikas loetleb neid päris palju. India, Pakistan, Hiina ründaks Taiwanni. Põhja-Korea muutuks agressiivseks Jaapani ja Lõuna-Korea vastu. Päris lai aare. Ja see pole veel kõik. Araabia maad hõlgaksid dollari. Lõuna-Ameerikas haaraksid võimukartellid. Aafrikas puhkeksid kodusõjad. Isegi Antarktikas hakataks ressursside pärast võitlema. Isegi Antarktikas? Jaa, nii see allikas väidab. Euroopa kohta öeldakse, et Baltimaad jääksid üksi. Soome ja Rootsi üritaks neutraalseks jääda tuumaohu tõttu. Saksamaa poleks valmis, Poola aga osaleks aktiivselt. Ja majandus? Majanduskollaps. Täielik. Dollari väärtuse kadu, hüperinflatsioon. See käiks kõik asja juurde. See on küll üks päris hirmutav ahelreaktsioon. Kas see allikas pakub ka mingit loogikat, miks just need asjad ja just selles järjekorras? Või on see rohkem nagu illustratsioon? Pigem esitatakse seda kui loogilist dominoefekti, jah. Et üks kriis vallandab teise, sest pinged on juba olemas. Aga sellist väga detailset põhjuse tagajärgi analüüsi seal ei ole. See on rohkem ikka hoiatav stsenaarium. Selge. See oli siis see karm geopoliitiline vaade. Aga nüüd lähme selle teise allika juurde. See läheb hoopis teist rada. Palju abstraktsemaks. Just. Filosoofiliseks, matemaatiliseks lausa. See infogeenoni resonants. Mis asi see täpsemalt on? No vaata, siin läheb asi tõesti põnevaks. See teooria kujutab maailma ette kui sellist omavahel võnkuvat võrgustikku. Võrgustikku? Jah, natuke nagu muusikaristrad resoneerivad üksteisega, eks ju. Info ja teadus levivad selles võrgustikus nagu lained ja sõda on selles mudelis siis universumi kooskõlas lagunemine. Kooskõla? Jah, seda tähistatakse sümboliga K. Teooria väidab, et on olemas globaalne teadvusindeks. Tähis on seeta, teeta. See on nagu globaalne stressitase. Okei. Kui see on kõrge täis hirmu, viha, propagandat, siis see võrgustik läheb justkui resonantsist välja. Tekib infokaos. Ja see võibki viia konfliktini. Harmoonia ka on siis vastupidine seisund. Stabiilne. See kõlab keeruliselt, aga huvitavalt. Ja kas see mainib ka Eestit? Jah, üllataval kombel mainib ka see teooria Eestit. Nimetab seda potentsiaalseks süüvikupunktiks. Süüvikupunkt. Just, koht, kus lokaalne häire võib globaalse kaose valla päästa.
ja mainib jällegi seda venelaste ja Ukraina vahelist pinget kui võimalikku päästikku. Isegi tuumasõjale viitatakse. Uskumatu, et mõlemad nii erinevad allikad just Eestit mainivad. Tõepoolest. Ja see teooria seletab konflikte laiemalt ka läbi egoresonantsi. See tähendab siis rahvuslikku uhkust, võimuiha, kollektiivset egoismi. Et sellised asjad võimenduvad selles infovõrgustikus. Täpselt. Ja lõhuvad ratsionaalset arutelu, lõhuvad demokraatiat kui korrastatud infostruktuuri. Nii et mõlemad allikad, üks siis läbi poliitika ja teine läbi selle resonantsiteooria, jõuavad üsna sarnase karmi lõkktulemuseni, ühiskonna kokkuvarisemine, moraali kadu. Ja isegi ive maailmasõda kivide ja kaikstega, nagu öeldakse. Just. Kas infogenoomi teooria pakub ka mingit väljapääsu lahendust? Jah, pakud küll. Aga see on väga kontseptuaalne lahendus. Nimi on API, Artificial Teadvusintegratsioon. Artificial Teadvusintegratsioon. Ja tuleb rõhutada, et see on hetkel puhas teooria, pigem filosoofiline idee kui reaalne plaan. Aga mõte on luua mingi süsteem, mis suudaks selle hävitava egoresonantsi mõju otsustamiselt eemaldada. Kuidas see käiks? No idee järgi sünkroniseeriks see teadvust globaalselt, et konflikte ennetada. Ja isegi asendaks raha kvantiinfoga, et majandust stabiliseerida. Aga see on muidugi väga spekulatiivne. Tundub küll, jah. Mis siin aga huvitav on, et kuigi üks allikas räägib tangist ja geopoliitikast ja teine teadvusväljadest, siis mõlemad justkui viitavad sarnasele juurpõhjusele. Millele siis? Usalduse, koostöö ja korra lagunemisele. Olgu see siis riikidevaheline kord või see egoresonants, mis lõhub sisemist sidusust. Nii et jah, sinu materjalidest koorus välja kaks väga erinevat, aga samas muret tekitavat perspektiivi. Just. Üks kirjeldab seda geopoliitilist dominoefekti. Võib alata kohalikust konfliktist siinsamas Eestis ja viia globaalse kaoseni. Ja teine näeb seda kui universaalse harmoonia kokkuvarisemist. Läbi selle infogenoomi teooria, kus infoväljad, teadvus, egoresonants mängivad rolli. Ja toob samuti Eesti esile kui võimaliku kriisikolde. Täpselt nii. Mõlemad hoiatavad tõsiste tagajärgede eest, kui praegused suundumused jätkuvad. Tõepoolest, need allikad esitavad äärmuslikke, aga oma loogikast lähtuvaid tulevikunägemusi. Jah, ja lõpetuseks võiksid sina, kuulaja, mõelda. Kuidas nende võimalike murdepunktide teadvustamine mõjutab seda, kuidas sa ise praeguseid maailma sündmusi ja pingeid tõlgendad? Olgu need siis geopoliitilised päästikud, nagu see kirjeldatud konflikt Eestis? Või need resonantsipõhised süüvikupunktid sellest infogenooni teooriast? See on küsimus, mille saad endaga kaasa võtta.